Tere Eestimaa kevad, ärkamise ja tärkamise aeg. Tervitus kõikidele sõpradele ja tuttavatele, kõikidele ajumudi ja fännidele. Avaldan täna väljavõtte oma mõtetest ja visioonidest, mis on kirja pandud 23. märtsil 2014. aastal minu eluloo arhiivis. Praegune eluviis ei ole pikemas perspektiivis meile jätkusuutlik. Kaasaja hullumeelses ühiskonnas on inimesed oma maisest ülesandest eemale juhitud ja pandud tegema igasuguste mõttetustega. Õnneks on paljud sellest aru saanud ja üha enam otsitakse paremaid lahendusi, elamaks suuremas kooskõlas nii looduse kui iseendaga. Maailm, kus me praegu elame, on tegelikult väga omapärane ja huvitav. See ajajoon, millest me praegu liigume, tundub alluvat mingitele kindlatele seadustele ja meie elu on tohutult valikulisi risteid täis olev liiklusmudel, mis kulgeb nii horisontaalis kui ka vertikaalis. Kuigi me seda kõike vahetult tajume ja tunneme, jääb mõnikord see meile siiski mõistmatuks. Meie kitsastes tingimustes on elu võimalik jälgida ainult 1-2 riste ulatuses ja sedagi ainult tihti vertikaalis. Me oleme ilmselgelt alainformeeritud ja meil ei jää teinekord muud üle, kui keskenduda sellele, mis parasjagu on meie ümber. Kuigi meie elud liiguvad mõõtmatus ruumis, on vahel selline tunne, nagu kulgeksime mingis pikas ja pimedas koridoris. Kuidas ka poleks, siis teadlike inimeste hulk tasapisi kasvab. Mida rohkem on maailmas võimutsemas hirm ja ebakindlus, seda kiiremini jõuab tõeline reaalsus meile kohale. Kui inimestel on hirm või stress, siis selline seisund pärsib nende loomingulisust. Peatähelepanu on sel juhul suunatud ellujäämisele või suundumisele, et sellisest pimedast koridorist välja pääseda. Oludes, kus meie iseseisev mõtlemine on pidurdatud ja manipuleeritab, avardub kiiresti äratundmine suurte muutuste järele. Me saame aru, et rikkaid oleme vaid siis, kui keerulistel ja rasketel aegadel on meie kõrval vaimselt ja füüsiliselt tugevad inimesed. Samas me teame, et tõeline muutumine algab siiski iseendast. Kui me elame kooskõlas loodusega, lõpetame võitlemise, alistume ja muutume elu suuruse suhtes alandlikuks, siis meie elu hakkab kulgema. Elu muutub imeliseks, rõõmsaks ja kergeks. Elu ise toob meie ellu vajalikud inimesed, kogemused, sündmused, võimalused, mis iganes. Kui me mõistame selle maailma täiuslikkust läbi meid ümbritseva looduse ilu ja harmoonia, siis avame ukse oma õnnele. Kui me läheme vale, manipulatsiooni ja praeguse hulluse teed, siis meie elu astub pika sammu tagasi. Väga pika sammu tagasi. Seejuures laseb ta kõikidel luua oma isikliku põrgu, omaenda kannatuste põrgu, hukatades meile ette nähtud õnne, omaenda kannatuste põrgus. Me peame mõistma, et praegune olukord on väga lahke ja vastutulev nende suhtes, kellel pole veel isiklikku põrgut. Arvestage sellega, et piisab vaid sammu tegemises põrgu suunas ja see astub 2 sammu teile koheselt vastu. Me ei tohi karta elu ja muutusi elus eneses. Kui meie elu ees sulguvad uksed, siis kindlasti ei lähe kaua aega, kui avaneb järgmine uks või isegi aken, kust meile hakkab paistma sätendav päike. Ja vaadates elu sellise nurga alt ja meie kõikide võimaluste radasid, siis tihtipeale võime just sellist efekti kohata. Kui mingi suur uks läheb kinni, siis õige pea kohe avaneb mõni teine uks ja tihtipeale just meie sisemiste soovidega kooskõlas. Just nii, nagu meie ise tahame, just nii, nagu meie oleme mõelnud, just nii, nagu me oleme unistanud. Selleks, et midagi meie elus kardinaalselt muutuks, tuleb avada oma silmad. Silmadelt tuleb võtta klapid maha. On vaja arendada positiivset mõtlemist, sest see on ainukene võimalus, kuidas me leiame tee täisväärtusliku eluni. Kuid siin on üks ja väga suur aga. Nimelt,
üksinda on elus paljugi võimalik korda saata, kuid väga raske on avada õigeid uksi. Seda kõike on hea teha koos hingesugulasega. Seega kõigepealt tuleks keskenduda hingesugulase leidmisele. Vastasel juhul oleme kui üksikud ulguvad hundid metsaserval, kes sihitult ringi jooksevad. Väga paljud on seda ilmselt kogenud. Võib-olla isegi kõik on seda kogenud mingil eluhetkel. Jah, see kõik tundub keeruline, kuid muutes eelkõige iseennast, anname selleks kõigeks piiramatud võimalused. Seejärel muutub ka maailm meie ümber ja just selliseks, mida me oma parimates soovides ihkame. Uskuge, nii see juhtub. Kuid vaid siis, kui leiame oma hingesugulase. Sellised mõtted leidsime oma isikliku elu 2014. aasta kevade arhiivist. Kummaline, et juba 7 aastat tagasi nägin ma oma vaimusilmast tänast üldpilti, kus meie kõikidele on nahaalselt peale surutud meie oma põrgu. Meil kõikidel on oma põrgu, individuaalne põrgu, meie enda põrgu. Meie põrgud seisavad kõik kõrvuti. Ja nüüd tänase taustvideo juurde. Kas te märkate neid ääretult lõbusaid ja armsaid Mehhiko lapsi? Kas on teil sedavõrd palju kujutlusvõimet, missugune ilus lapsepõlv neil selles vabas maailmas on? Missugune ilus lapsepõlv on neil selles Mehhiko, Acapulco ja Guerrero Vaikse ookeani vaba maailma kaldal? Väga raske on seda ette kujutada, aga te näete nende silmist, nende käitumisest, nende olekust. Mitte kellegil pole isegi plaanis neile Mehhiko õllehaiguse orasid ninna ajada või kuristada nende kurku mingi kahtlase vedelikuga, mis neile sõna otseses mõttes templi otsa ette lööb. Mitte kellegil ei ole plaanis neid torkida oradega, mis nende südamed läbi torgivad. Kas te kujutate ette, mida tunneb laps, kui talle aetakse ora ninna kuskile aju, kolju, luu sisse, ma ei tea kuhu iganes? Mõelge selle üle. Teaduspõhilased. Teaduspõhised. Ja siit edasi Eesti laste tuleviku versioonis. Kas on mõni Eesti poliitik või psühholoog? Mõni sotsiaalteaduste aspirant või kes iganes kunagi mõelnud kaugtulevikku 2021, 2121 kontekstis ehk 100 aasta visioonis. Missugused võiksid olla meie lapsed, teie lapselapsed ja meie lastelapsed tuleviku vanaemade ja vanaisade rollis? Kas pole inspireeriv mõte või hoopiski hirmutav? Mis te arvate? Missugused on meie vanaemad ja vanaisad tulevikust? Olete te kunagi mõelnud? Kas poleks aeg otsida meie süvakultuuri intellektuaalset identiteeti, mitte taga ajada olematut vabadust? Vabadust, mida mitte kunagi pole olnud. Vabadust, mis sellisel kujul mitte kunagi ei tule. Sest vabaduse mõiste ja vabaduse definitsioon on vaja absoluutselt ümber mõtestada. Muide, seda vabaduse jura olen ma kuulnud terve oma teadliku elu. Ja siit on mul küsimus. Mida olete te viimased 55 aastat teinud? Et nagu mingit vabaduse mulje ajanud või mingit kägu ja jura ajanud rahvale pähe või? See küsimus on muide kõikidele. Ja nüüd siis ühtäkki see vabadus lõppes on. Autodega on vaja minna sõitma vabadust taga otsima või vabadust taga ajama või? Kus ta jooksis? Eest jooksis ära nagu jänku või? Või on äkki voodi all kodus või? Kuulge, politsei tuleb varsti teile seda vabadust voodi all ka otsima, aitab teil otsida. Ja kui ta vabadust ei leia, siis ta leiab koroona Mehhiko õllehaiguse sealt. Kas poleks aeg käivitada antropoloogilise sisuga rahvuslik missioon? Näiteks koondnimetusega elukestev
elukulg. Sest me pole homme enam jätkusuutlikud. Me peaksime esmalt mõistma just seda. Praeguses versioonis pole me homme enam jätkusuutlikud, mitte üheski versioonis ega tasandil. Kas poleks aeg otsida meie rahvusmentaliteedi ja intellektuaalse süvakultuuri alustalasid? Meil on ju need olemas. Mis oleks igale perele nii lähi- kui kaugtuleviku mõõtkavas heaolu ja kindlustunde, samuti ühiskonna eksistentsi ideaalmudeli tugipunktiks. Meie tulevase elutee majakaks. Öelge mulle üks inimene, üks perekond, üks kogukond, kes ei otsi heaolu ja kindlustunnet homses, kes ei otsi heaolu ja kindlustunnet lähima, 50 aasta perspektiivis, et lapsed ja lapselastel oleks kõikidel hea olla ja elada. Aga kas te mõtlete, et need torgitud lapsed, läbi torgitud ja läbi põetatud nii-öelda, saavad kunagi normaalset elu elama või? Ei saa. Aga kes keelab meil luua rahvuslikku, elukestva algoritmi struktuuri? Ühendades näiteks inimfaktori, kultuuriantropoloogia, elufilosoofia ja mõningate teiste elutähtsate valdkondade tasandid. Kes keelab meil seda teha? Mitte keegi pole isegi sellisel tasandil küsimust püstitanud. Sellepärast kutsun ma mitte ära tinistatud ajudega inimesi dialoogile. Tuleb portreteerida nägemus meie esivanemate maa veel sündimata laste ja nende lastelaste tuleviku kontekstis. On vaja luua nende intellektuaalset kuvandit ja just nagu tulevaste vanaemade ja vanaisade rollis. Just nendele, kes on veel sündimata isegi. Just nendele, kes on eile sündinud. Mõelge, missugused vanaemad ja vanaisad neist kasvavad sellises hullunud maailmas. Istuge maha ja rahulikult mõelge. Kas või 10 minutit mõelge. Looge nagu mingi visioon. Ja sellepärast ma arvan, et on aeg teadvustada, et me elame mitmel tasandil aset leidval murrangulisel ajastul, kus teadus, meditsiin ja tehnoloogiakurud veavad kogu inimkonna kuristiku suunas. Loodud on väga ohtlik tendents. Eestis on loodud eriti ohtlik tendents. Sest Eesti sammub esireas pilootprojektina, mis veab inimkonda kuristiku suunas. Nagu ma varem olen öelnud, et kõiki on tehtud katsejänesteks. Meid kõiki on tehtud katsejänesteks. Nüüd tahetakse lapsed ka veel tagatipuks teha katsejänesteks. Vabandage, siin ei tule enam taevas appi kutsuda, siin tuleb kosmos appi kutsuda, galaktika tuleb appi kutsuda. Mõelge sellele. Vastuseisuks sellisele rahvuslikule katastroofile vajame humanitaarse kuvandiga lähenemist. Vajadus on mõtestada ja kaardistada meie rahva kaugtulevik, uurides kollektiivsed väljavaated. Meil on eestlased, meil on teised rahvused, meil on slaavi rahvused, vene keelt kõnelevad inimesed, meil on venelased, kõikide nende kontekstis. See ei ole keeruline. Mitte keegi pole selle peale isegi mõelnud. Kes me praegu oleme ja kelleks me võime nii lähi- ja kaugtulevikus saada? See teadmine on meie maale ja rahvale hädavajalik. Ja sellega ma lõpetan. Kui see mõte ja missioon teile meeldib, siis palun jagage seda sõnumit. Ja kui ei meeldi, midagi teha ei ole. Vähemalt võtame teadmiseks, et nii võib ka mõelda. Ja sellega Ajumudija lõpetab. Vaikse ookeani rannik Acapulco Guerrero. Tänan tähelepanu eest ja kõikidele jõudu ja jaksu. Ilusat kevadet!